Tervist, armsad sõbrad! Tervist! Meie siin jälle. Just, ja mis muud kui ikka tegelema lihadega. Vaat seekord on meil hästi läinud, sest produtsent andis meile ikka päris lihatükid kätte. Jah, ja meil ei ole mitte niisama asjad siin laua peal, vaid on päris lihad. Toonad lihad, ilma maitsuta. Meil on siin veise välisfileed ja siis on meil siin sea abatükk. Vaat, sellest sea abatükist mina välistan sellise vana hea, ma olen selle sinna poole, vana hea klassikalise hautise marengo. See on täpselt jube hea tükk, on see ju nii hautamiseks kui ahjus küpsetamiseks ja ilmselt sellest saaks ka mingisuguse niisuguse kuljassilaadse asja, kui ilmselgelt pikkida saaks ka veel seda. Just täpselt. Ja mis on nagu hea, on see, et kõik, ütleme sea abatükk, eks ole, tagatükk ja kõik sellist tükki, mida inimesed tavaliselt pelgavad, on kõige maitsvamad tegelikult hautist. Nad on mõnusalt läbi kasvanud ja pekki on ka vähe. Just, ja sellise tegelikult paned rõõmsat ahju ka, mitte midagi ei juhtu. Aga mina välistan siis täna sellise hautise, marengo nimelise hautise. Ehk siis mõnus hautis, tomatine, seente, apelsünikoore, valge veini ja puljongiga. Ja sinu, mis on vastu? Mina teen niisuguse asja, et mina oma liha üldsegi mitte ei küpseta. Mis mõttes? Otseses mõttes. Ma teen carpacciot. Carpaccio. Ühesõnaga siis külm marineeritud liha. Ja selleks ma nüüd praegu korjan siit pealt ära kõik need kõõluselaadsed asjad ja mis siin on. Maitsestan liha ära, keeran kõvasti fooliumisse ja panen ta sügavkülma. Kauaks? Tegelikult on hea, kui ta saaks seal siiski olla, ütleme, 1-2 päeva. Ja siis võtad välja, hoiad natukene aega tuua temperatuuril, et saad noaga lõigata, lõikad õuksed viilud, laod taldrikule, paned kastme peale ja jube hea. Irmus hea. Kõlab küll väga kelmikalt, aga millega sa serveerid selle? Roheline salat, parmesan ja niisugune oliivõli sidruni vürtsikas kaste. Nojah, nii kaua kui mina tükeldan siin oma kuubikuid, siis... Aga sa võtsid pooleks sellega? Ma lõikasin veel pooleks, jah. Saab nagu ilusam. Korralikult soola, pipart, peterselli, võib ka tilli panna, võib veel ka roseepipart, musta pipart. Hästi kuumal pannil, on ju? Mõnus särts, mahlad kinni ja... Täpselt niimoodi, et oleks ikka mõnus krõbe kooriks siia peale. Me ei pea neid lihasid valmis küpsetama, aga pigemeni paneme vähem, eks ole, et nad ei hakka sauduma, et oleks ikka ilus koorik peale. Ja pärast seda ma panen nad siia potti ja siia juurde läheb siis pärsipul. Pärsipul on iseenesest, meil värskelt, ma ei tea, tegelikult on saada, eks ole. Aga enamalt on konservis ja siis ta on selline happeline. Selleks, et saada seda hapet välja, ma panin siia peale natukene meresoola ja lasin tal 15 minutit seista ja nüüd ma loputan korraks head läbi. Nii, ja siis koos nende lihadega läheb ta siia poti hauduma. Lisaks paar küüslauku ja siis juba mõne aja pärast läheb sinna juurde tomatipröö, puljong, valge vein, ürdid, apelsinikoor. Nii, ja mul on siin tükk parmesani, riivisin ära, nüüd panen ta siia ahjuplaadi peale, kus on paberõll ja ahju. Sulataks ta ära ja siis keeraks torusse. Nii, lihal on kenasti pruunvärv peal, eks ole, nagu pontsikud. Nüüd panen siia potti, potil on väike tuli juba all, nüüd siia juurde, eks ole. Ma just viskasin küüslaugu, sest sa oled... Küüslaug ja need samad pärsipulad. Hautame paar minutit ja siis lähevad juurde puljong, vein ja tomatid. Nüüd tuleb kiirelt tegutseda, muidu on jama. Assa. Mul on siin üks tühi plastpudel. Nüüd teeme lihtsalt. Vaata, mis teeb. Jätame ta nüüd mõneks hetkeks siia jahtuma.
tahenema. Kas sa saaksid apelsinikoort natukene tõmmata ja siis kas riivida või tükeldada? Okay. Et ma panen muud asjad sisse, sellepärast, et liha, sibulat ja küüslauka on mõnusalt läbi küpsenud ja ma panen natukene jahu siia juurde. Lihtsalt nii, et oleks kergelt kaetud. Siis laeme selle koos lihhi ja sibulaga läbi. Ja siis läheb siia juurde, nagu ennemgi öeldud juba, puljong. Kogu seda vedelikku peaks olema täpselt nii palju. Jälle keedad veini, vein on joomiseks, mees. No, aga maitsed, mis sealt seest tulevad, on maitsmiseks. Vedelikku peaks olema täpselt nii palju, et ta kataks selle liha ära ja siis purustatud tomat. Loomulikult võib ka ise tomateid koorida, kui on jaksu ja jõudu või siis võtta konservist terveid tomateid, aga purustatud tomat sobib ka väga hästi siia juurde. Ja siis mul on siin üldisegu, ma panin siia tüümerit. Härra Trulla, kas sellised sobivad? Lähevad sisse? Näita inimestele, kui ilusad. Võt täpselt sellised apelsinikoore strimlad või ribad. Ja siis ma segasin tüümerit, basiilikut, natukene punet, sellise üldisegu ja ma panen selle ka praegu siia juurde. Pärast lõpus, kui me hakkame päris seda lõpprauga maitsma, siis paneme veel värsket türki juurde. Lihtne, sool ja pipar ja tunniks kaane alla hauduma. Ma arvan, et teen niisuguse naljaka asja, et ma röstin pistaatsiapähkleid suhkru, soola ja teravakastmega. Nii, nüüd sul on pähklid, nüüd sul on need mul on siin kaste isegi tehtud, jah. Siin on küüslauk, paprika, punane sibul, valge sibul, sidrunimahl, suhkur, sool. Selline paprika vinegrit. Ja nüüd, kui see mõnus pada on haudunud kuskil tund aega, lisame sinna, mul on siin tükeldatud šampinone, siis akitsus ole ettevaatlik, meil ei ole plaastreid. Suuresti lõigatud peeterselli siia juurde ja mõnusat roosmariini. Puhas kuld, veel need mõnusad jõululõhnad. Aga tüümine ei pandki seekorda? Tüüminit ei olnud juba, siis ei tead. Ja nüüd otsepotti. Et teil seal maal on, et tüüminit ei müüda? Ega peet ei sobi siia lõitud. No seda viisi. Klassikaline Marengo audist on ilusti alla keenud. Ta on niisugune mõnus tummine. Ja nüüd, kui mõelda siia juurde veel selline hea kartulipüree või mõnus riis. Kuidas sulle tundub? Tundub uhke. Ja kuidas sul? Ei, no mul on valmis. Mul on karpatso nagu muiste. Nagu enne vanasti. Torukene jäi tõesti ilus. No, kuule, come on, vaata. Mees, kes teab torudest kõike ja peale veel natukene apelsini, peeterselli ja laske heal maitseda. Ja nädala pärast jälle lihkideni!